Piiblilugemise podcast. Tere, hea kuulaja! Sa oled kuulamas siis sellist vahvat saadet nagu Please loe piiblit, ehk siis PLP, ja minuga koos on siin Christopher. Nii et, aga tutvusta ennast. Mina olen siis Christopher, olen 21, olen 3D kogutusest ja ma olen PLL-iga olnud nüüd juba seotud üle 8 aasta. Selles tiimis siis 5 aastat. Ja, aga kuidas on sinu nimi, mu kaassaatejuht? Tere, mina olen Ardo ja mina olen siis 25 ja siis mina käin Nõmme baptisti koguduses. Ja mina olen PLL-iga seotud siis alates 2018. aastast, kui tore sõber Oliver kutsus mind sellesse PLL-isse ja ma olen tundnud, et see on päris palju tegelikult muutnud ka minu elu, sest et ma olen rohkem saanud sealt kaasa seda, et miks on oluline piiblit lugeda. Et ma ütleks, et isegi eelmine aasta oli minu jaoks üks hästi suur murrang just nagu laagris, kus ma kuulsin, kuidas ühe inimese elu oli ka nagu natuke samas kohas ära käinud, kus mul. Ja tema võttis siis selle siis parandamiseks nagu hakkas piiblit igapäevaselt lugema. Ja ma nagu sain nii suure inspiratsiooni sellest, et ma ise siis alustasin ka sellist regulaarset lugemist alates eelmise aasta augustist. Nii et niimoodi ma vaikselt õpin, olen küll täitsa beebi veel selles, aga selles mõttes ma arvan, et ma olen ikkagi igapäevaselt tundnud, et kui seda alust ei oleks all, siis oleks ikkagi poole keerulisem seda päeva nagu läbi veeta. Amen. Aga jõuame nüüd selle tänase teema juurde, nii et teeme trummipõrin. Ja mis on tänane teema? Ja Kristlase elu kui ülistus. Just, Kristlase elu kui ülistus on meie teema siis. Et see on siis, me räägime siis sellest, et kuidas siis Kristlase elus üldse tuleb välja ülistus ja me toome ka välja selle, et ülistus ei ole ainult laulmine ja see muusika, mis siis nagu mida kõige rohkem peetakse nagu ülistuseks, vaid et seal on ka muid aspekte. Aga kuidas, Christopher, sina oled nagu ülistusega seotud? Ma ütleks, mu nagu esimesed sellised ülistuskogemused, kui me nüüd siis võtame nagu tänapäeva ülistusmuusikat, on umbes sellest ajast, kui ma olin 14, kus siis minu toonases koguduses hakkasid toimuma sellised nagu noorte teenistused ja siis seal mind ka kaasati kitarri mängima. Sealt edasi ma hakkasin nagu iseseisvalt natuke proovima ja kui ma 2020 aastal jõudsin 3D kogudusse, siis ma sain ka võimaluse, meil on nagu sellised kogukonnad, ehk siis kodudes koguneme, sain seal võimaluse ülistada ülistusse siis nagu esimest korda ka ise nagu teisi juhtida. Ja sealt kuidagi see teekond on lihtsalt olnud Jumala juhitud, kuhu edasi ta on mind viinud alates mingitest laagritest, PP-st, muudest kohtadest nagu välja. Et Jumal, ma usun, on mind kutsunud selleks ja tema ise on seda nagu teed juhtinud. Aga kuidas on sinuga, kuidas sina leidsid ülistuse? See on selline huvitav, et ma täpselt ei mäleta seda aastat. Ma tean, kuna tegemist oli sellega, et mul oli lihtsalt sõbrad võib-olla ümber, kes siis teadsid, et ma õpin muusikat, sest ma käisin muusikakeskkoolis ja ma olin hästi varajane alfakursuslane, ehk siis ma käisin 9 aastat alfakursusel olevistes. Ja siis ma arvan, et sealt kuidagi need inimesed, kellega ma tuttavaks sain, hakkasid hiljem mind kutsuma. Ma täpselt ei mäleta seda aastat, millal see algas, aga esialgu mina ütleksin seda, et minu jaoks ma kindlasti ei saanud algul aru, mis asi on ülistus. Minu jaoks oli see ikkagi muusika nagu mängimine, lihtsalt see, et ma saan võib-olla natuke näidata oma oskusi, et see algselt ta ikkagi oli ikkagi rohkem see, et kui ma praegu võtan selle nagu
sealt alates, kus ma alustasin ülistuse tegemist kuni praeguseni, siis see on ikkagi minu jaoks palju rohkem see tähendus, ülistus ja see, mida ma tegelikult teen, on päris kardinaalselt muutunud. Et see on jah. Aga kui me nüüd võtame selle, et kust kohast tuleb näiteks piiblist välja ülistus, kas sina oled leidnud midagi sellist, mis siis, kus on nagu piiblis täpselt saad aru, et räägitakse ülistusest? Ja, nagu huvitav on see, et neid kohti tegelikult on nagu palju, aga võib-olla isegi eesti keeles ei tule kõik nagu selle sama sõnana nagu ülistus välja. Et näiteks üks selline sõna on Jumala teenimine. Ma loekski nagu kohe siit selleks nagu aluseks Rooma 12.1, mis ütleb niimoodi, et nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ehk nagu siit, kui sa kuulad seda, siis nagu tegelikult ei tundu nagu, et see nagu otseselt räägiks ülistusest. Ta nagu teenistus, jah? Nagu teenistus, Jumala teenimine. Aga ma toon siia kõrvale ka ingliskeelse versiooni, mis ütleb, et selle Jumala teenistuse sõna asemel on worship ehk siis nagu ülistus. Ehk siis see nagu kirjakoht ütleb, et meie ihud on Jumalale elavaks meelepäraseks ohvriks ja see on meie nagu ülistus Jumalale. Et võib öelda, et ülistus näiteks on ohver. See on üks kirjakoht. Sa saad seda siis tegelikult ju täiesti niimoodi võtta, et kõik, kes kirikus, neil on mingisugune teenimisvaldkond, on ju. Kas on see korjandus või on see siis sõnade näitamine, valgustamine, kõik, mis on nagu seotud sellega, et see teenistus saaks hästi läbi minna, on siis tegelikult ka ju nagu ülistus, sest sa nagu teenid Jumalat sellega. Jah, tihti, ma olen kuulnud sellist väidet inimeste suust nagu, et ma ei ole musikaalne, ma ei saa ülistada. Et nagu, kui see on Jumala sõnas kirjas, nagu, et ta kutsub, siin ei ole öeldud, et nüüd vennad ma kutsun nagu neid, kes on musikaalsed nagu ülistama, vaid et nagu see üleskutse on tegelikult kõigile, et kõik, igaüks saab ülistada ja igaüks on selleks kutsutud. Igaüks on kutsutud Jumalat teenima. Nii et sellepärast on ka see, et miks meil on ikkagi päris palju olen ka kuulnud vahepeal seda, et kuidas ikka kogudustes pastorid kutsuvad üles, et leidke oma teenimisvaldkond. Et see ongi see võimalus, kuidas me saame ülistada. Ja selle poole pealt ju saab ka täiesti tuua välja, et ülistus on nagu ohver. Et me toome mingisuguse ohvri. Et võt mul on siin üks ilmutusest 4:8-11 ning neil 4 olemusel oli iga ühel 6 tiiba ümberringi ja sees silmi täis ning nad lakanud ööl ega päeval hüüdmast. Püha, püha, püha on issand, Jumal kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid 24 vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti ja heitsid oma pärijad trooni ette hüüdes, sina, meie issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik olema loodud sinu tahtmise läbi. Jah. Päris ilusti öeldud, jah. See on ka selle pealkiri on nagu nägemus taevasest Jumala teenistusest. Ehk nagu väga selgelt tuleb siin välja, kuidas see ei ole lihtsalt mingi asi, mida inimesed, seal on siis keerubid ja seelebid, mida nad lihtsalt teevad, vaid see on nagu mingi reaktsioon, mida nad ei saa tegemata jätta, kui nad nagu näevad seda Jumala auhiilgust. Nagu tegelikult samamoodi, kui me näeme Jumalat ja tema headust nagu palgest palgesse, siis reaalselt
me näeme, kui suur ta on, kui püha ta on, me näeme, me lihtsalt nagu ei suuda muud moodi kui ülistada. Piibel ütleb ka selle kohta nii, et kui Jeesus tuleb tagasi, on ju, et siis tema nime eest nõtkub iga põlv. Isegi need, kes ei ole teda vastu võtnud, need nagu ülistavad teda, mitte nagu oma sellest, et nad nagu tahaks, aga nad nagu kartusest ülistavad. Ehk jah. See on jah. Kusjuures ka nii-öelda just nagu kui vaadata näiteks psalme, siis psalmide lõpus on hästi palju selliseid nagu üleskutseid, et tulge ja kiitke Issandat, on ju. Yeah. Et see on nagu hästi... Kui keegi tahab nagu Jumala ülistuse kohta nagu kuidas nagu panna sõnadesse seda ülistust, siis nagu lugege psalme. See on lihtsalt nagu see koht, kus jah, seal on väga palju nagu sellised justkui Taaveti enda olukordi täis kohti ka, kus Taavet on võib-olla mingis kitsikuses, aga väga palju psalme on ka nagu sellised ülistavad ja Jumalat just nimelt kõrgeks tõstvad. Nii et kuidas ülistada Jumalat ilma, et sa laulaks, loeb psalme. Ja. Just, ma praegu just tahtsin ka siin ühe, kus see siin täpselt oli see... Võtta, me ennem rääkisime sellest, et ülistus on ohver, on ju. Yeah. Ja kui meil oli nüüd, ma tahtsin just üks kirjakoht rääkis sellest, mis oli siis, kus Maaria, kes siis ühesõnaga andis, tähendab, ennast alandas nii palju, et ta siis ühesõnaga pesi Jeesuse jalgu, on ju. Ta tõi mingi kalli ohvri. Jah. Ja ma just täna hommikul lugesin ka seda, nii et väga huvitav, et täpselt selle tänase podcasti päevaga ka. Kas sa leidsid selle? Mul on see olemas. Ja see on Johannese 12.3, mis ütleb, et Maaria võttis nüüd naela ehtsat hinnalist nardisalvi ja võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega ning koda täitus salvi lõhnast. See on nagu, kui sa mõtled nagu Vana Testamendi peale, siis kui seal on mingites seadustes räägitud seda, et milliseid ohvreid Iisraeli rahvas pidi tooma, siis nad ütlevad, siis kui Jumal nagu selgitab, kuidas seda teha, siis ta ütleb, et see on hea lõhnaliseks ohvriks Issandale, on ju. Ja nagu huvitavgi see, et kui nüüd Maaria teeb nagu siukse teenimistöö, siis see koda täitub selle salvi lõhnaga, nagu see koda saab nagu seda nagu head lõhna täis. Ehk siis nagu see on mingisugune siuke nagu justkui sümbol sellest nagu heast ohvrist, sest see tuleb nagu südamest ja see oli midagi, mis oli tegelikult väga kallis. Sest et sel ajal tegelikult see oli naistele häbiks, kui nad avalikus kohas olid lahtiste juustega. Ehk siis need, kes nagu olid niimoodi, need põhimõtteliselt peeti nagu lõtvade elukommentega inimesteks, on ju. Nii et tõeline ülistus ja nagu ohver siis tegelikult nõuab seda, et me võib-olla peame maha panema oma nagu uhkuse ja teiste arvamuse ka sellest, kuidas Jumalat ülistada ja ülistama teda nii, nagu ta meid kutsub. Jah. Kusjuures ma räägiks siia juurde ühe sellise huvitava loo, mis siis minu puhul oli siis huvitav asi, et mind oli kutsutud ülistama ja ma ei olnud jõudnud selle jaoks nagu väga palju nagu ette valmistada. Ja ühesõnaga ma pigem läksin nagu seda lihtsalt nagu, et okei, et kutsuti ja ma teen ära, on ju. Ja mul ei olnud, ma ütleks pigem, et mul ei olnud see süda õige koha peal. Võib-olla sellel hetkel või nagu see fookus ei olnud paigas, ütleme, et see oli see. Ja tegin neid ülistuslugusid ja järjest asjad läksid sassi. Küll ma alustasin mingi valedest nootidest ja küll mul olid mingid valed sõnad ja mingi vale rütt tekkis ja täiesti süke, et nagu, mida ma teen siin, vaata. Ja siis ma hakkan kuulma nagu peas häält, et nagu ole lihtsalt tasa ja mängi. Ja see oli hästi huvitav selles suhtes, et sellel hetkel oli mul nagu võimalus, et kas ma esinen ise edasi seal, on ju, püüan kuidagi selle asja ära teha seal või see, et ma kuuletun praegu sellele, mis mulle nagu öeldakse ja lihtsalt jäängi ise vait ja mängin. Ja see oli hästi huvitav, mis hakkas juhtuma, oli siis see,
põhimõtteliselt mina hakkasin mängima ja rahvas hakkas oma sõnadega laulma ja tänama Jumalat. Ehk siis nagu nendepoolne nagu ülistus, mis nendel täpselt südames oli, nagu nad said selle välja tuua. Ja see on nagu edaspidi ka hästi palju nagu ülistuses. Ma olen kuidagi tundnud neid hetki, kus on see hetk, et nüüd, et ma isegi ütlen nagu, et ärme laula neid sõnu praegu, mis seal on kirjas, vaid lihtsalt ülistage omas südamest, mis teile nagu öelda Jumalale. Ja see on, ja see ongi see ju kallis ohver, mis sul on nagu tuua. Et see on see isiklik, see kõige isiklikum, mis see nagu saab tuua. Ja nagu hästi oluline ongi see aspekt, mis sa nagu tõid välja, et sa olid nagu valmis alanduma. Sa olid valmis võib-olla panema maha selle, et mul on need planeeritud laulud, ma lihtsalt olen selles oma kavas, teen need ära ja sellest sai tulla nagu midagi enamat. Et see ei olnud nii-öelda see kelluke, mis heliseb ilma armastuseta. Et see oli see nagu kuulekus Jumalale juures. Just. Aga jah, me oleme nüüd nagu kuidagi jõudnud jälle tagasi nii-öelda laulmise juurde. aga võib-olla lähekski jah, et selle juurde nagu tagasi, et ikkagi jah, et ülistust nii-öelda rohkem siis nii-öelda tuntakse kui siis nagu lauluna. Aga tegelikkuses on ka ju ikkagi toodud see, et välja, et tooge oma kiituslaul, tooge oma tänu, on ju, laulge, mängige pillidel. Ja me just rääksime enne nendest psalmidest. Vaata, seal oli ka tegelikult, vaata, kus seal oli viimastes psalmides isegi toodud välja järjest nagu pille, mida nii-öelda siis ühe sõnaga, et mängige. See oli 150 midagi, jah. Ta oli seal jah päris lõpus, kui sa leiad selle enne. Nii, kohe on. Jah, nii. Et näiteks siis jah, just, et ongi, ma loen selle psalm 150, et kõik elavad kiitku Issandat, halleluuja, kiitke Jumalat tema pühamus, kiitke teda tema võimsas taeva laotuses, kiitke tema vägevate tegude pärast, kiitke tema määratud suurust mööda, kiitke teda pasuna helidega, kiitke teda naabli ja kandlega, kiitke teda trummide ja ringtantsudega, kiitke teda keelpillide ja viledega, kiitke teda helisevate simblitega, kiitke teda kumisevate simblitega, kõikil on elu õhku, kiitku Issandat. Trummidega võib ka kiita Issand nagu. Aga on, sest et kui me mõtleme tegelikult, et ma ei tea muidugi tol hetkel, ma ei ole võib-olla nii täpselt nagu süvenenud sellesse, aga siiski, kui näiteks mindi Jeerikot nagu vallutama, on ju, siis oli ka see, et ülistajad olid ees ja seal olid mitmesuguseid pille ju, et küll olid soofarid ja kõik asjad, on ju. Ma usun, et seal oli ka mingid löökpille, sest et see nii-öelda mingil määral on ikkagi ka see, et muusika ju kõlab ja sellel tekib oma nagu võimendust taha ja kui see on veel kristlik ja kui see on nagu suunatud Jumalale, siis tal on veel omakorda saab nii-öelda sellise nagu vägevuse, et see nagu jah, niimoodi. Ja see nagu teine kirjakoht, mis meil tegelikult, mis räägib ka nagu lauludega ülistamist, mis nagu Uues Testamendis kutsub üles, on Kolossa 3:16-17, mis ütleb niimoodi, et Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel ja tema läbi Jumalat Isa tänades. Ehk siin on toodud välja erinevad nagu sellised lauluga Jumala sõnad või Kristuse sõna on ju. Siin on psalmid, hümnid, vaimulikud laulud. Tänapäeval võib-olla me võime tuua veel mingeid nagu, ma ei tea, eraldi veel tänulaule, palvelaule, mingid sellised kutsungilaulud, näiteks kui altar, see altar meid ootab, on ju. Jah, alistamislaulud, ka sellised nagu võitluse laulud ja ka siis selline nagu päris puhtalt Jumala isikut ülistavad laulud. Ja see on hästi huvitav, et ma võib-olla isegi küsiks üks huvitav asja sulle nagu siia vahele, kui me just rääkisime nendest erinevatest nagu
siis nagu teemadest, mis lauludel on ju. Et kuidas sina teinekord näiteks, kui sa lähed ülistama ja noh, mina isegi teinekord teemat ei tea, aga et kuidas sina saad need laulud nagu, milliseid laule just nagu teha ülistuses? No ma tavaliselt on ju, noh, alguses üldse palun, et Jumal juhiks seda laulu valimist. Ma olened nüüd, kui palju laule on. Üldiselt ma alati tahaks nagu panna midagi sisse, mis nagu konkreetselt ülistabki nagu Jumalat ja teda nagu kui isikut. Et jah, et kui me nagu ka ülistame, vahel me jääme nagu ainult nendesse nagu justkui nendesse teistesse nagu teatud tüüpi lauludesse, mis nagu vaatavad meie olukordi, need nagu palvelaulud ja kõik siuksed, mis nagu ei ole tingimata halb. Aga kui me nagu ülistame Jumalat ja me tahame nagu ülistuses nagu vaadata tema peale, siis nagu on minu arust oluline, et meil oleks just nagu need Jumala isikut kirjeldavad siuksed, öeldakse high praise laulud, et näiteks valin esmalt midagi siukest ja siis vaatan, kuidas edasi mul tavaliselt, mul on üks siuke kaust, kus mul on ports laule. Nagu konkreetselt nagu siuke leheline? Nagu, no mul arvutis seal. Ma klikin läbi, kui nagu tunnetan püha vaimu, et kuidas ta juhib. Klikid ja siis, kui ütleb, et... ja, suht niimoodi tegelikult. No, et ja, no kui on mingi vanem kogudus, siis näiteks panen natuke vanemaid laule ka, aga üldiselt umbes niimoodi. Ja. No mul on toon võib-olla ka näite, et mul on näiteks niimoodi, et mul lihtsalt hakkavad järjest nagu peas kõlama mingid lood. Et kui ma nagu konkreetselt, ma ka palvetan sellepärast, see on hästi oluline, et tegelikult ma isegi nüüd, ma võin siit tegelikult edasi minna küll, et hästi oluline ka see, et kui me lähme nii-öelda, võtta siis nagu ülistusjuhtide kontekstist, on ju. Et kui me läheme kuhugi nagu rahvast juhtima ülistusse, siis tegelikult on hästi oluline see, et me oleme ikkagi kodus ise olnud nagu, või kodus või ühesõnaga, et see on see palvekamber, kus me oleme üks ühele olnud siis nagu nii-öelda Jumalaga, et ülistamegi täiesti üksinda teda. Et ja muidugi ja siis on ka see, et ma teen ka alati nagu selle palve, et palun nagu juhata mind selles, et oleks need õiged laulud ja et ei oleks lihtsalt see, et mõnikord on tõesti vaata siuke, et see laul on siuke, ma ei tea, häälel sobib väga hästi vaata ja sa mingi, aga ei saa. Iga kord nagu teinekord see lugu lihtsalt see lõpuks ei kõnetaks ja see ei sobiks võib-olla sellesse nagu teemasse, mis on paras nagu seal kirikus ja võib-olla see, et mida nagu Jumal tahab öelda sellel nagu teenistusel. Ja, et nagu kas me läheme ennast näitama, just sealt tuleb see välja, et kas me läheme ennast näitama või me tahame inimesi tegelikult suunata vaatama Jeesusele. Ja see on minu just see nagu oluline punkt, just kui sa nagu tahad ka juhtida teisi ülistuses. Ja väga nõustun sellega, mis sa nagu enne ka välja teid just selles osas, et kui sa juhid kedagi teist ülistuses koguduses, nagu kindlasti peab sul olema see aeg nagu ka üks ühele Jumalaga, kuidas sa saad juhtida kedagi seal ülistusse nagu avalikult, kui sa isegi ei tunne seda Jumalat, keda me nagu koos ülistame. Et see nagu ajalugu ja nagu see justkui tutvus tuleneb sealt üks ühele ajast. Ja ma olen nagu ise endale võtnud selle suuna, ma ei ole suutnud seda alati täita, aga et mida rohkem nagu tuleb seda nagu kohta või aega, kui ma nagu teisi ülistus juhin, siis seda enam peab ka kasvama see nagu üks ühele osa Jumalaga ülistas teda. Et muidu see võib minna nagu siukseks, ongi esinemiseks või nagu enda just pingutamiseks ära. Et see on minu arust väga oluline ja just see nagu mitte endale toetumine. Ma kiirelt räägin ühe looga just sellest, kuidas ma ükskord pidin täielikult lihtsalt Jumala armule toetuma ülistust juhtides ka. Läksime enda siis kogukonnaga jällegi külla Lihula 4 pühi kogudusse
ja tahtsime nagu teenida neid, olla nendega nagu koos ühiselt teenistusel. Ja mul oli nagu väga suur köha, nagu kogu aeg köhisin, nagu võtsin mingit strepsilsit köharohtu nagu kogu aeg, siis siuke jõin vett kogu aeg ja siis oli see ülistusjuhtimise aeg ja nagu täpselt sellel ajal nagu ma sain nagu normaalselt laulda. Ja kohe, kui ma olin nagu viimase noodi ära laulnud, siis mu hääl läks ära nagu. Ehk Jumal andis selleks hetkeks selle vajamine hääle. Selle vajamine hääle, et me vajame tegelikult ka Jumalat, et Jumalat ülistada. Ja meie nõtruses saab eriliselt Jumala vägi esile tulla. Ehk siis tegelikult on ka, et nagu, vaata, kui sa teed nagu, ma ei tea, mingit koolitööd, mingi projekti, sa pead alati mingid ettevalmistusi tegema, on ju. Meie ettevalmistus on see, et me nagu olemegi üks ühele Jumalaga. Me palvetame neid asju läbi, on ju. Ja kui me oleme selle osa ära teinud, siis Jumal annab selle ülejäänu. Et see on nagu ülivägev. Aga meil hakkab vaikselt saama see aeg siin otsa, aga võtaks kokku natukene, mis me siis tänasest oleme siin saanud. Et ühesõnaga me saame võtta, et tegelikult ülistus ei ole ainult laulmine ja pillimäng. See hõlmab kogu meie elu tegelikult. Ja. Et kõik tegelikult, mis me teeme Jumalale, kõik teod ja kõik asjad, siis see ongi ülistus. Ja ka see, et ka need teod ja see ülistus ja see teenimine on siis tegelikult üks suur ohver. See on selline hästi nii-öelda kallis asi, mis me teeme ja tegelikult, kui me saame võtta, et näiteks öeldakse, aeg on kallis, on ju, ehk siis tegelikult me panustame või anname oma aega Jumalale, võtame seda aega, on ju, ja see on ka nagu ka meie ohver. Et just kui see aeg, mis sa veedad Jumalaga, kõik tahavad olla juba võitud ülistajad või võitud nagu, ma ei tea, kõnelejad või mis iganes, aga kuidas sa ostad seda õli? Seda, millega sa oled võitud. See ongi see aeg, mis sa oled Jumalaga. Just. Ja siis ka see, et meid on kutsutud, kui nüüd siis jõudnud tagasi selle muusikalise poole peale, et meid on kutsutud tegelikult kõva häälega kiitma, issandat erinevate pillidega, erinevate häältega, et lihtsalt tänada selle kõige eest, mis ta meile on andnud. Et minust kokkuvõtlikult nagu 2 aspekti, nagu miks Jumalat ülistada ongi, et kes Jumal on, mida ta on teinud meie jaoks. Et see, et Jeesus suri meie eest, tõi selle suurima armastusohvri meie igaühe eest. See on nagu üks suurimaid põhjuseid, miks tänada Jumalat, miks ülistada. Et kui pole mitte midagi muud, siis see on nagu kindel asi, mille peale minna. Ja ülistusjuhtidel on rangelt soovituslik. Et võtke aega ennem Jumalaga ja ülistage nagu nii-öelda lihtsalt üksina teda ja võtke see üks ühele aeg, et teil oleks üldse see nii-öelda võidmine minna nii-öelda rahvast juhtima ülistuses. Et see on jah. Aga mis oleks, Kristoffer, kui teeksime ülistuslaulu ka? Teeme ülistuslaulu ka. Et mis me siis räägime ülistusest, aga kuhu jääb meie kiitus? Et saame kohe asju praktikasse ka panna. Me siis selle ülistuslooga ka suht lõpetame. Nii et aitäh, et te olite meiega. Me olime siis Kristoffer ja Ardo. Rääkisime sellest, kuidas Kristuse elu on ülistus ja soovime teile kõigile õnnistust ja kutsume teid nüüd meiega koos Jumalat kiitma ja ülistama ja tooma oma ohvri. Tooma oma elava ohvri ja ma olen kindel, see rõõmustab. Ja hääl on ka, sa annad. Iga kord, kui sa annad midagi välja, on ju. See on nagu, võimas. Aga davai, ülistame. Ülistame.
et ülistada sind, just selleks loodi mind. Et ülistada sind, just selleks loodi mind. Et ülistada sind, just selleks loodi mind. Ja mind su joolus, kuni õpin armastama rohkem sind. Hoia mind su ligi joolus, kuni õpin armastama rohkem sind. Hoia mind su ligi joolus, kuni õpin armastama rohkem sind. Hoia mind su ligi joolus, kuni õpin armastama rohkem sind. Et ülistada sind, just selleks loodi mind. Et ülistada sind, just selleks loodi mind. Selleks loodi mind. Et ülistada sind, just selleks loodi mind. Et ülistada sind, just selleks loodi mind. Hoia mind su ligi joolus, kuni õpin armastama rohkem sind. Hoia mind su ligi joolus, kuni õpin armastama rohkem sind. Tänu Jeesus. Hoia mind su ligi joolus, kuni õpin armastama rohkem sind. Tänu Jeesus. Hoia mind su ligi joolus, kuni õpin armastama rohkem sind. Aamen. Amen. Jumal on hea. Jumal on hea.